Bakterite kasutamine. Bakterid lagundavad jääke. Haisev reovesi on mõnedele bakteritele lausa maiuspalaks. Ilma hapnikuta kääritades toodavad nad solgist biogaasi, mida kõlbab kütusena kasutada. Järele jäävad puhas vesi ja sete, mis sobib põlluväetiseks. Reovett töötlevad bakterid ümber nii suurtes veepuhastusjaamades kui ka kodustes biopuhastites. Bakterid viivad elu koostisosad ringlusesse tagasi. Tänu bakteritele ei jää surnud loomad, taimed ja väiksemad organismid maapinnale vedelema, vaid lammutatakse algosadeks ja saadetakse suurde aineringlusesse tagasi. Üheks oluliseks elemendiks selles ringluses on näiteks lämmastik, mida õhus leidub tohutul hulgal. Õhulämmastikku ei suuda taimed ja loomad ise omastada, kuid bakterid töötlevad selle ühenditeks, mida taimed saavad kasvuks kasutada. Taimi süües saame neid ühendeid ka meie. Bakterid osalevad tööstuses. Bakterite abil toodetakse tärklisest bioplasti. Lisaks katsetatakse mööbli, tekstiili ja nahataolise materjali tootmist. Mõned bakterid kasutavad metalli ioone endale energia tootmiseks, tänu millele on võimalik nende abiga maagist metalle eraldada. Bakterid puhastavad maailma. Bakterite ja seente poolt toodetud ensüüme kasutatakse pesuvahendites, lagundamaks kõige tõrksamat mustust, valke ja rasvu. Bakterid aitavad eemaldada keskkonnareostust. Mõned geenmuundatud bakterid suudavad lagundada radioaktiivseid jäätmeid, mõned teised naftat. Hiljuti Jaapani teadlaste avastatud plastisööjad on täielik üllatus. Kahjuks jõuavad need bakterid süüa palju vähem, kui inimene plasti juurde toota. Tartu Ülikoolis on arendatud plastisööjast bakterite abil väärtuslike metallide kaevandamist vanadest elektroonikaseadmetest. Bakterid on meie abilised ja lahutamatud kaaslased. Ainult tänu bakteritel on võimalik kõigi teiste organismide elutegevus meie planeedil.